Riigikogu August Rei konverentsisaali oli täna pealelõunaks palutud vaid mõned päevad tagasi esile kerkinud presidendikandidaat Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land. Oma nägemust presidendi rollist tuli tal täna tutvustada fraktsioonidesse ja erakondadesse mittekuuluvatele saadikutele. Kandidaat tunnistas, et päris keeruline oli. Mõned olid rasked, mis puudutavad julgeolekupoliitikat ja riigikaitset, aga ma olen ka mingil määral õppija rollis, et ma usun, et me saime väga hästi vesteldud. Kuidas need sellised kohtumised praegu teile enda nägemuse järgi on läinud? Te olete kohtunud ka veel ju ikkagi erakond. Ja, et minu jaoks on kohtumist läinud minu jaoks väga hästi, sest minu ju üks eesmärk on, et ma ühest küljest saan ise ennast tutvustada oma vaateid, aga teisest küljest ma saan ka tagasisidet ja ma olen ka näinud erinevad fraktsioonid, Isamaa, kõigepealt siis Keskerakond ja nüüd antud juhul siis kes ei kuulu fraktsioonidesse, et teemade ring on ju sama, et mis Eestit edasi viib, aga fookusasetused ja rõhuasetused, mis on fookus, need on ikkagi erinevad. Fraktsioonitud ja erakonnata kandidaate ehk lihtsamalt aknaaluseid on Riigikogus kokku 8 ja see on kindlasti poliitiliselt oluline otsustav jõud. Ülle Madisega kohtub meie fraktsioon esmaspäeval ja eks me siis peale seda arutame omavahel seda tekkinud olukorda, et kas ja kellele me siis oma toetusallkirjad anname. Teadupärast valimised on salajased, nii et selles puhul ma arvan, et igaüks saab oma otsuse langetada iseseisvalt ja delikaatselt. Küll aga jah, tõesti, mulle tundub ka, et see olukord on täna minemas selles suunas, et parlamendis tekib 2 kandidaadi vahel debatt ja debatt on kindlasti see, mis aitab otsuseid paremini langetada. Minu põhisõnum on see, et presidendi peaks valima rahvas ja ma kordan seda veel korra üle ja kasutan seda juhust, et saan seda korrata. Ja muidugi teiseks, mis on nüüd oluline, et ikkagi Tiit Land saaks üles seatud presidendi kandidaadiks, et ta ei oleks enam mitte kandidaat. Oluline on see, et ühe kandidaadiga valimised ei ole lihtsalt demokraatlikule riigile kohased. Kõige värskem selle rea Riigikogu liige on Eesti 200-st välja astunud Kalev Stoicescu. Kui sa oled sõltumatu rahvasaadik ja ei sõltu enam ühestki fraktsioonist, siis ongi hea ja mina ei ole kunagi kartnud oma peaga mõelda ja teha otsuseid ja neid ma olen alati tahtnud teha, nii et ükskord ometi sain nüüd ilma fraktsiooni otsuseta ka. Ma arvan, et väga palju sõltub nüüd ilma fraktsioonita rahvasaadikute valikust. Ja neid on kokku 8, võib-olla neist hääletab presidendi valimistel 6 või 7. Matemaatika on selline, et ilmselt hääletavad umbes 90 saadikut nende 2 kandidaadi vahel. Kui Tiit Land saab kokku 21 toetusallkirja. Mulle tundub, et tal on väga hea šanss saada need allkirjad ja mul oleks väga hea meel, kui ta need saab. Esmaspäeval tuleb päris mitme erakonna ja fraktsioonide ette oma seisukohti tutvustama teine kandidaat Ülle Madise.